See on 1000-vatine droonimootor, see kaalub vaid 40 grammi ja see on 1000-vatine elektrijalgrattamootor. See kaalub 6 kilogrammi. Aga kas on võimalik sõita elektrijalgrattaga nii väikese mootoriga? Nüüd, kui ma ütlen, et need mõlemad on 1000-vatise võimsusega mootorid, siis ma kasutan mootoritootjate esitatud andmeid. Täpsustuseks, droonimootori võimsus on 928 vatti ja elektrijalgratta mootori võimsus on tõenäoliselt ümardatud lähima kilovattini. Aga spetsifikatsioonis on rohkem kui ainult võimsus. Näiteks sellel traktoril on sama palju hobujõude kui Nissan GT-R'il, aga Nissan suudab saavutada tippkiiruseks 195 miili tunnis, samas kui traktor jõuab vaevu 25 miilini tunnis. Ja see on väga sarnane mootoritega, mida me võrdleme. E-jalgrattal on tippkiirus 28 miili tunnis ja ratta läbimõõt on 26 tolli. See tähendab, et tippkiirusel pöörleb e-jalgratta mootor umbes 360 pööret minutis, kui droonimootor võib pöörata peaaegu 30 000 pööret minutis. See tekitab väikese probleemi, sest kui me keerutaksime 26 tollist jalgrattaratast 30 000 pöördega minutis, liiguks jalgratas kiiremini kui SR71 Blackbird. Seega peame seda veidi aeglasemaks muutma, et ratas pöörleks mõistlikumal kiirusel. 11 hambaga jalgratta hammasrattal on läbimõõt umbes 5 cm. Ja et saada suhe 81, mida me umbes vajame. Et muuta 30 000 pööret minutis 360 pöördeni minutis, vajaksime tagumist hammasratast, mille läbimõõt oleks umbes 4 meetrit, mis pole ilmselgelt võimalik. Aga selle asemel saame kasutada rihmasid ja rihmarattaid, et mootori poolel pöörded alla tuua enne, kui keti külge ühendame. Selle konkreetse rakenduse jaoks kasutan ma otse mootorilt 4:1 rihmarattasuhet ja siis veel ühte 4:1 suhet väljundvõllile. See tähendab, et väljundhammasratas pöörleb veidi alla 2000 pöörde minutis ning kuna minu eelmine superkondensaatoriga jalgrattaprojekt vajas samuti suurt tagumist hammasratast. Kui see koos rihmaratastega kokku panna, peaksime saama lõpliku ratta pöörlemiskiiruseks umbes 360 pööret minutis, mis sobib ideaalselt elektrijalgrattale. Järgmine samm on mootori ja rihmarataste kinnitusplaadi valmistamine, mille lõikasin alumiiniumist oma CNC freesiga. Selle saab siis kinnitada jalgratta raami külge paari 3D prinditud kronsteiniga ning seejärel saame hakata komponente paigaldama. Alustan väljund rihmaratast, millele olen kinnitanud hammasratta, kasutades mõnda polti. Selle saab siis kinnitada põhikinnituse külge õlapoldiga, mis on sisuliselt täppistelg, millel laagrid pöörlevad. Seejärel saan paigaldada jalgrattaketi ja pingutada seda vastavalt, libistades kinnitust mööda raami. Kui rihma paigaldatud, saab keskse rihmaratta kinnitada väga sarnaselt ning seda saab pingutada, kasutades selles pesas väikest pingutuslaagrit. Ja lõpuks saame paigaldada droonimootori ja vaadata, kui hästi see pöörleb. Kuidas see välja näeb? Kui riistvara on valmis, on aeg paigaldada elektroonika, mis toidab mootorit. Samuti väike Arduino plaat. Et teisendada analooggaasihoova signaal digitaalseks signaaliks, mille jaoks drooni mootorikontroller on loodud. Ideaalne sõber, vaata kui hea juhtmestus see on. Hakkame pihta. See hakkab liikuma, see läheb vales suunas. Aga tal on siiski jõudu. Ratast on tunda, seal on natuke väänet. Esimene test. Ei. Vaata seda. Lihtsalt ägise. Helde. Kett tuleb maha. Vaata seda, see on naeruväärne, kui väike see mootor on. Nii pisike. Oi. Oi, Helge. Oi, Helge. Oi, ei. See mootor on kuradima kuum. Ma tunnen selle lõhna. See ei lõhna hästi. Ma arvan, et meil on vaja veidi suuremat mootorit. Jah, täpselt, selle peal võiks muna praadida. See lõhnab tõesti halvasti, kas pole? Nii et meil on ilmselgelt vaja uut mootorit, millel oleks rohkem pöördemomenti, aga ka sellist, mis sobiks olemasolevale mootori kinnitusele.
Nii et ma leidsin selle mootori, mis on samuti mõeldud droonidele ja on ainult veidi suurem kui eelmine mootor. Kuid erinevus seisneb selles, et see pöörleb ainult 15 000 pööret minutis, mitte 30 000 asemel. Teoorias peaks mootor poole väiksema maksimaalse pöörlemiskiiruse juures andma sama võimsuse juures 2 korda rohkem pöördemomenti. Nüüd, ma ütlen teoorias, sest nende mootorite 1000 vatti võimsusnäit käib tegelikult elektrilise sisendvõimsuse, mitte tegeliku mehaanilise väljundvõimsuse kohta. Nii et ainus viis teada saada on seda proovida. Ma liigutasin ka mootori ja rihmarattad teise kohta rattal, et lühendada ketti ning vältida selle hõõrdumist raami vastu. See peaks loodetavasti vähendama võimalust, et see maha tuleb. Ma arvan, et nüüd on jõudu päris palju rohkem. Vaatame, kuidas see töötab. Aitäh! Oh, jätkake sellega. See võib isegi veel kiiremini minna. Tõesti. See pole ikka veel täiskiirusel. Aga probleem on ketis. Ma pean ketti pingutama. Vaatame järel. See on tõesti lõtv, sest kett on nii lõtv. See lööb vastu seda rullikut. Näed seal? See lööb vastu rullikut. Nii et see on tegelikult kulunud. Kui sa vaatad siin rihma, siis tundub, et seal on see rohkem nii... Ma näen seda. Sa pead lihtsalt sellele keskenduma. Jah, nii see on. Ma ilmselgelt ei kujundanud seda siia kinnitamiseks. Sul on vaja ühte neist väikestest poolidest sinna. Ja, hoia seda üleval. Lihtsalt, olgu see on niimoodi. Ma arvan küll. Pinguta siiski ketti veidi rohkem. Jah, saab veel ühe sõidu teha. See oli tippkiirus. See oli. See nägi kiire välja. Oli küll. Minu kell näitas veidi üle 20 miili tunnis. Tõesti, see on päris hea. See on tõesti hea nii väikese asja kohta. Kas saad proovida? Võib-olla. Soe? Kas see on soe? Jah, ma suudan seda vaevu käes hoida. See on umbes 40 või 50 kraadi või nii. Jah, ma mõtlen, et see on mootori jaoks ikka veel ohutu temperatuur. Kas tahad proovida? Ja muidugi, kuidas me liikuma saame. Sa võid kasutada mootorit, pead väntama, lihtsalt vänta natuke. See on hullumeelne. See on fantastiline. See on ju okei, eks? Pöördemomenti on palju rohkem kui mootasin. Ma arvasin, et sul läheb kiirendamiseks kaua aega, aga see läheb kohe hooga minema. See on tegelikult väga muljetavaldav. Kas see on külm? Jah, see on tõesti soe. Kas see on tõesti kuum? See on päris soe. Ära haara sellest, nii nagu mina tegin. Jah, nii et kas sa ostaksid kunagi droonimootoriga elektriratta? Võib-olla. Nii et ma olen kindel, et te kõik mõtlete, kuidas see võrreldes elektriratta mootoriga on. Vaatame järele kiirendusvõistlusega. See on tõesti kuum. Oota, ma arvan, et ma võisin mähised ära sulatada. Jah, see on selle mootori absoluutne piir ja rumumootor. Tundub cool. Sama temperatuuriga nagu rattaraam, täiesti jäine. Nii et vastuseks küsimusele, jah, sa saad elektriratast toita väikese droonimootoriga, aga kas ma soovitaksin seda? Tõenäoliselt mitte. Aitäh vaatamast!